Tere tulemast meie reisivloogi. Täna lähevad reisile need 2 siin, aga mitte see 3. Tudu printsess, sest tema läheb hoopis oma mamma ja papa juurde parimat suvevaheaega veetma. Ja meie lähme Inglismaale ja me lähme kuulama siis Lewis Capaldit. Ja me mõtlesime, et kui me juba lähme, siis tegelikult, vabandust, väga ebaviisakas minust, võiks pillidele võtta. Et kui me juba lähme, siis võiks minna natuke pikemaks ja me lähme teeme sellise road tripimise ja minu ülesanne siin või minu roll sellel tripil on see, et ma ostsin lihtsalt need kontserdipiletid, kinkisin need Mikule isadepäevaks ja kõik ülejäänu oli siis Miku teha ehk siis kogu meie reisikava kokku panna, kus me ööbime, kust me auto saame, kus me ringi sõidame ja minu jaoks on kõik see kõige paremas mõttes üllatus, ehk siis ma ei tea. Ma ei mäleta enam seda kava, ma panin selle jammu kokku, et ma lennujaamas vaatan. Võtame selle kava lahti ja vaatame, mis ees ootab. Inglismaal on hetkel kuumalaine, seal on täna siis 34 kraadi, homme 31 kraadi. Ülehomme ka midagi sarnast, muidugi sekka natuke vihma, nagu Inglismaal ikka kombeks, aga ma poleks elus arvanud, et ma saan külastada Inglismaad kuuma laine ajal. Et ma olen küll eelnevalt korduvalt käinud seal, ma olen olnud lapsehoidja Orpingtonis umbes 10 aastat tagasi. See oli mu elu üks kõige hullemaid kogemusi, aga sellest mõnel teisel korral. #Saiko. Igal juhul me lähme siis täna trippima, me stardime lennukiga Riiast, ehk siis me praegult viimegi Marta Elvasse ära, siis me lähme Riiga autoga ja siis lähme lennukile, täpsemalt siis Air Balticuga. Kes ei ole veel pankrotti läinud? Kes ei ole veel pankrotti läinud, väga kena neist. Natuke kartsime, et võib-olla saab see kütus otsa ja lähevad pankrotti enne, kui me oma reisile jõuame, aga ühtegi teadet veel selle kohta pole tulnud. Ja päris nice on vahelduseks lennata mingi normaalse lennufirmaga, mitte Ryanairiga, millega me muidu oleme lennanud. Ja mis siis veel? Marta teeb esimest iluund praegu. Me oleme vaikselt liikumas 2 unelt 1, aga selle 1 unega ta ikkagi väsib. Eile oli vist mingi 7 juba mega väsinud, kuigi ta ärkas magas 1-st 4 ja oli lihtsalt nii väsinud ja nii viril, et ta jäi 8-st magama ja ärkas täna kell 7, nii et 11 tundi magas. Et võib-olla see 1 uni ei ole veel päris teema, et pigem siis 2 und. Ja hommik algas nii, et ma sain umbes 3 närvivapustust, sest et ma isegi kui ma olen kõik ära pakkinud, ma olen full valmistunud, mul on kõik listid, asjad, siis kuidagi selline ajasurve või ajapinge või ma tean, et me lähme nüüd, ma ei tea, poole tunni pärast välja, mul on veel juuksed märjad, tegelikult siiani on ju, kuigi ma olen natuke sellest lahti lasknud, et ma ei viitsi enam kõiki juukseid sirgendada ja suva, kui nad jäävad pool kuivaks või märjaks, et tegelikult nad ju lõpuks ikkagi kuivavad ära, lihtsalt ma tahaks olla valmis sätitud, aga emadusega lihtsalt on nii, et sa ei jõua kõike. Võt, ja põhimõtteliselt terve auto on lihtsalt Marta asju täis, meie lähme käsipagasiga ja ma olen üllatavalt hästi seekord pakkinud, niimoodi, et mul ei olegi terve kohver täis. Ma olen jätnud ruumi ka shoppamiseks ja ma olen selle üle väga uhke. Seega me praegult siis liigume Elvasse, kohe varsti jõuame, võtame apteegist minu retseptikad ja tegelikult praeguseks hetkeks, kui see vlog läheb välja, siis te juba teate, et ma ootan teist beebikest. Mul saab kohe 12 nädalat täis. Meie ootame ja Miku on ka lapseootel. Et jah. Miku on samamoodi 12 nädalat rase. Ühesõnaga, mul on vaja tserukali, sest mul oli hommikul ma hakkasin triikima ja möllama, ma ei söönud kohe. Mul läks süda nii pahaks ja Marta on kuhugi mu viimased 5 tserukali, mis seal väikses purgis oli, see on ju üüberväike purk. See on kuhugi kadunud voodi alla või kuhugi kappide vahel või ma ei tea kuhu. Ta vahepeal mängis sellega. Seega ma siin jaanide ajal saatsin retseptipikenduse soovi oma arstile ja nüüd täna hommikul ta õnneks vastas. Täna on siis tööpäev on ju pärast jaane, nii et ma saan endale selle tserukali ja siis ma pean veel seda allergiarohtu koostma, sest et kuigi meil on soe ilm, siis tuleb välja, et raseduse aga mul on mingisugune õietolmuallergia tulnud ja võib-olla veel midagi, sest et mu jalad niimoodi sügelevad, kui ma olen õues käinud, et see on midagi hullu. Seega me võtame ka siis selle allergiarohu ja siis me
stardime Riiga. Tere tulemast Riiga. Tervist. Kus sa pead sõitma läbi linna, lennujaama, 13 kilomeetrit, pool tundi. Jõhker. Mul siuke vetsuada ja see munakivitee ei aita üldse kaasa. Ühesõnaga, tegelikult me oleme nagu väga lähedal, aga lihtsalt kuna tuleb läbi linna sõita ja muud varianti ei ole, siis läheb aega. Aga jõuame siuke tund 40 enne väljumist. Pisteline lõhkeaine kontrolli, arvake, kas ma sain jälle sellest osa. Ja iga kord tulime siia poodi ja siis tahtsin teile näidata see viimases vlogis, mis ma rääksin, see üks šampoon, mis lõhnab nagu Hugo Bossi lõhn. Ma rääksin sellest lõhnast. See on täpselt selle lõhnaga, see on nii hea. Me sõime autos enda snäkid põhimõtteliselt kõik ära. Ma võtsin mingeid pähkleid ja õuna ja mingeid smoothisid ja need on kõik ära hävitatud. Nii et me tulime mingisse kohta takasid sööma ja ma võtsin muidugi soolakaramelli jääkohvi, sest ma olen lihtsalt tüdruk. Ja siis varsti lähmegi lennule, ega väga palju aega pole jäänud. Tund aega on väljumiseni. Seega sööme ära ja siis boarding hakkab poole tunni pärast. Nii et väga elevil juba. Aga selle lõhkeaine kontrolli osas kommenteerides siis reaalselt nagu põhimõtteliselt iga kord, kui keegi üldse meie seltskonnas saab seda kontrolli, siis see olen mina. Näiteks tüdrukutega Itaalias käies, meid oli 4 tükki, 5 ja mina ainsana sain selle kontrolli. Vist Türki minnes oli ka või? Pariisis käies, nüüd UK-sse minnes, Berliinis. Et nagu ma ei tea, kas ma olen lihtsalt nii kahtlane välja, et ma olen üleni mustas või nagu mis värk on, sest iga kord on mingi, näed, pisteline. Ja just oli ühel mehel ka ja põhimõtteliselt kohe pärast mind võeti nagu, mis siin toimub? Ja siis ma pidin oma need kohvri avama ja seljakoti ja siis nad võtsid sealt ka proovi. Siis ütlesid, et nii, tulge muga nüüd kaasa. Siis mõtlesin, mida asja, kas ma kuskile ruumi minema, nagu kas ma tegin midagi. Aga ei, kõik oli hästi. Aga mul ei võtnud nagu väga seest värisema, sest et see on siuke regutaks. Et pigem on veider, kui ei ole seda pistelist lõhkeaine kontrolli. Aga ei minna, siin need tiivikud huugavad ja meil tegelikult pole õrna aimugi, mis kuuvalaine meid ees ootab, nii et naudime veel praegult seda õrna 23 kraadi, mis siin Riias väljas oli. Pole parema sõitnud vasakul pool teed. Sõbrad, kui ma ütlen teile, et siin on nagu üks palav sein tuli vastu, jõhkrat palav sein, et see on nii umbne, siis te parem uskuge mind. See rets, siin on reaalselt 34 kraadi õues, nii et varjus ja sees on veel hullem. Ja mingit jahutust midagi ei ole, nii et minna. No nii. Meil on auto käes, 34 kraadi, jõhker, aga vaadake seda pilli. Müügimees proovis Bemmi maha müüa, ei lähe läbi, me oleme lihtsad inimesed. Me oleme Eestist, meil pole vaja mingit uhket Bemmi. Selline paugupill, Peugeot ja Miku istub siia poole. Kõige veidram asi on see, et mina istun sellele kohale, kus Eestis istuksin ma juhiga. Ossavana juhi kohale. Hopsti, no mis tunne on reaalselt? Oota, ma pean siin ennem kõik set-upima. Väga veider, kõik telo vaja ühendada, kõik jutud. Kõik asjad vaja ära teha. Nagu näete, siis ma konkreetselt leemendan näost. Me higistame julmalt. Räigelt higistame. Aga... See on uus PC ka juba olemas. Idekas. Õnneks autos on jahutus. See päästab meid korralik. Õnneks ma ei ole lõpurase ja veel palju muid põhjuseid, mille eest olla super tänulik, seda ma ka olen. Nii et igal juhul väga äge, aga edu Mikule, kes hakkab siin vasakpoolses liikluses sõitma. Ja gonna be fun. Enne kui me liigume, siis paar asja on vaja selgeks teha, mida on õpetanud mulle reisiekspert Miku. Esiteks, kui kuskile riiki lähed, sul on vaja netti, võtta Airalo äpp. Airalo. Ära osta mingit kohalikku asja. No jah, alternatiiv on ka, aga ma sain 8 euroga piiramatu neti või? 7 euri, Miku mingi koodiga, mingi soovituskood. Nii et Airalo ja teine asi on TransferWise või lihtsalt Wise nüüd. Kannad sinna raha, konverteerid vastavalt siis sellesse valuutasse, mis koha peal on.
meil on siin naelad ja siis saad selle kaardi endale lisada sinna walletisse ja siis sellega maksad. Ehk siis sa ei maksa neid, mis tasusid? Konverteerimistasusid. Maksad ikka, aga vähem. Need on väiksemad, jah, täpselt, et kui sa muidu enda kaardiga maksaks nii-öelda eurodes, siis konverteerimistasud on väiksemad, et need on sellised 2 põhilist äppi, mida me kindlasti soovitame. Ja no mina muidugi ei viitsinud seal midagi teha, nii et Miku tegi kõik minu eest ära, nii et get yourself keegi, kes on nagu Miku, kes reaalselt viitsib reise orgunnida ja planeerida. Mina ei viitsi. Mina ostan mingid kontserdipiletid ja Miku tegeleb ülejäänuga. Coldplayga on olnud samamoodi mõlemal korral. Aga nüüd pane see telo ära või see kaamera ära. Saad nüüd närvis või? Muidugi. Okei, ma kohe ei filmi siis. Mis sa higistad? Ma olen täiesti vibras. Nii, me olemegi selles täiesti valepidi liikluses nüüd. Miku on oma esimesed vibrad ära vibranud, peaaegu äärekivisse isegi sõitnud, aga õnneks tal on naine. Ei olnud peaaegu, aga... No ikka väga lähedal ja... Nii et nüüd me oleme maanteel. Miku hullult kiirustab siia kuskile keskmisesse leini, aga ma ütlesin ka, et rahulikult praegu harjud, oled oma reas, kõige aeglasemas reas. Aga üliveider on küll, seda peab ütlema. Ma usun jah, et seal pool roolid on väga veider, aga tegelikult, kui sa niimoodi vaatad, minu jaoks see tundub loogiline. Et no me lihtsalt, kui oleks niimoodi, see oleks veider, keegi tuleb sulle vastu. Aga 3 rada läheb ühes suunas, või isegi 4. Keskel on kõige kiirem rada, paremal siis. Ja, alguses ei lubatud midagi filmida, vibra oli laes, aga nüüd on juba palju parem. Ühesõnaga, auto on hea, ekraan on kuidagi veidralt lihtsalt, et peab kogu aeg vaatama kuskile alla nurka, aga muidu üldmulje on hea ja harjume ja naudime Inglismaad. Seda unustasin mainida, et kui Miku selle auto siis rendist võttis, siis ta maksis veel lisaks mingi 37 euri ja sul läks vist 37 naela ja ta läks veel mingisugune tagastus. No võetakse jah, see deposit. Deposit võeti ja palju me rendi eest maksimegi? 200 täpselt. 200 midagi ja sinna tuleb siis 3 päevaks ja kütus tuleb ka siis juurde. Seega, jah, ühesõnaga see 37 euro oli siis see, et kui peaks pärast nagu klaasidel mingeid kriime olema või mingeid asju, mida me juba oleme kuulnud, kuidas need kivid nagu vastu seda klaasi tulevad siin maanteel, nii et tegelikult see oli väga hea mõte, et see 37 euri, et sa juba nagu sõidad natuke rahulikumalt. Tulime mingisse kaubanduskeskusesse praegu. Miku tahab siit mingit purksi ja jätsikokteili ja ma tahan M&S-i minna. Poodiades oli olukord selline, et jäätised külmikutes reaalselt sulasid ja M&S-is olid need pooled riiulid täiesti tühjad, ehk siis külmikud ei tööta, aga ma sain endale vee. Miku võttis Red Bulli ja me võtsime mõlemad krõpsu. Miku tahtis meeldiid, aga ei saanud. Barbecue krõpsud ja juustu ja sibulaga. Nii et nüüd me lähme siis enda linnakesse Winchesteri, tunniajane sõit. Läksime. Nüüd läks kahtlaseks, kui vellad tulevad vastu. Väga kahtlane. Miks me kõik valesti sõidame? Ma arvan järg äkki peab minema. Kuule, et ära põõsasse sõida. No reaalselt. See on nii veider. Väga creepy jah. Esimene pikem sõit tehtud. Tund aega. Hingasime just koos välja kergendatult. Terve võtsi mingi kinni, aga me oleme kohal. Ma sain hakkama. Ja, mega kuumust tuli nüüd kuuks vastu tegema. Korra sõitsin nüüd ristmikult paremalt poolt, siis aga kedagi... Natuke vastassuuna veendis, jah. Loodame, et spaasse saab. Siin on spa ka. Pidi olema extremely booked ja väga busy, nii et vaatame siis, aga kohal me oleme ja astume kuumalainesse jälle sisse. Nii, me oleme hotellis, me ei saanud spaasse kahjuks, aga väga ilus tuba on ja peamine on see, et siin on AC, ehk siis meil on jahe tuba ja väga ilus näeb välja, ehk siis mingi aasake ja siin on voodi ja väga mõnus. Linna jalkat vaatama pubisse. Miku on. Palju õiged päeva. Tellime takso, siis saab... Siis ei pea seal väikses linnas ukerdama. Siis ei pea ukerdama seal, jah. Selle pärast. Veits väss on peal, sest tegelikult Tartus on praegu, või no Eestis on praegu kell
21:44, meil on 19:44 ehk siis tegelikult on juba tuduaeg, aga kuna on maailma kõige tähtsam asi nimega jalgpall, siis me peame minema seda vaatama. Seda linnaga tutvuda. Jah, tegelikult tahame linna minna ka vaatama. Homme me sõidame edasi. Jah, me oleme iga päev uues linnas. Nii et ma natuke setin ja siis me lähmegi. Me läheme kohe taksole. Ma tegin endale kiire krunni, pesin näovare, tegin natukene meiki ja selline asi Selverist leidsin, Coopist. Mega hea ja nii hea reisile kaasa võtta ka, ei lähe vedelik alla ja hoiab ilusti juuksed pead ligi. Aga ma ei hakanud. Tulime taksoga ühesõnaga linna. Winchesteris oleme siis nüüd. Ja lähme otsime mingi pubi. Võime? Käime natuke ringi ja siis lähme istutame ennast maha kusagil ja siin on endiselt 33 kraadi. Jah, mingi küüslaugu leibade lõhn on. Can't wait. See on siis Winchesteri katedraal. Täna me siia sisse ei saa, kell on juba liiga palju, aga homme me ka ei jõua. Nii et vaatame siis täna väljast ära. Homme meil juba teine programm peal. Nii et yes. Ja siin on siis park ja ja inglased siin peavad pikniku ja meigivad ja tringitavad ja selline värk siis. Väga vinge. Me võime ära süüa ja minna vaatama kuskil. Jah. Me tulime siis, ütleme uuesti selle koha nimi, ma näitan teile. Selline pubi nagu The Bishop on the Bridge, Winchester. Selline koht. Ja me literaali sulame. Ja ma ei kujuta ette, mida teevad kokad siin köögis, sest et see palavus on lihtsalt ebainimlik ja seal sees ei olnud grammigi jahedam, nii et siin mingi teisiid ei ole. Igal juhul ma sain endale jääga tavalist vett alustuseks, see on minu starter, siis Miku tellis krõpse, toodi pakiga lauda lihtsalt ja me olemegi reaalselt, silla peal. Kanali ääres jookseb see kanal ja väga äge koht on, nagu päris palju rahvast ja selline hea vibe ja siis siin niimoodi mõnusalt väike tuuleiil käib ka vahest läbi, kui õnnistatakse ja naudime. Võtsime veel ka Caesari salatit kanaga, mina. Miku võttis mingit kanaga asja, peekoni ja mingite muude asjadega ja siis veel kanatiibuga ja jõudis ka minu alkoholivabas sprits apelsiniga ja see on nii mõnusalt jahe jääkuubikutega. Nii et maitseme. Appi mul täiesti fokusseerib mingit võssa. See meenutab mulle seda, see ginger, mingit seda alkovaba ginger õlu äkki või? See on mingi kohalik või mingi Fullers. Jaa. Päris tugev õle nagu. Maitse, mida see sulle meenutab? Kas meenutab sama asja, mis mulle või? No. On ju veits naljakas maitse? On küll, jah. Siin on selline asi sees, ma kohe näitan sulle. See on alkovaba džinniga ütleme. Jaa. Siin on selline asi sees. Minu Caesari salat kanaga, siis me võtsime need kanatiivad, selle teise soosiga, mingi blue cheese soos. Need järgi vaadake, need on pakist. Need on krõpsude jäägid. Hunter's chicken. Mingi peekon on ümber tõmmatud ja peekoniga. Coleslaw ja friikad. Coleslaw ja friikad, nii et head isu meile. Ma tahtsin näidata, ma leidsin oma salati seest lõhe ja ma algul vaatan, mis kilu see on siuke, miks nad on mulle siia mingi kilu pand, aga tuleb välja, et see ongi vist lõhe ja kanaga salat. See on küll lõhe jälle. On ju? Lõhe on punane. No ma ei tea, mingi kala see igal juhul on, aga väga hea salat on muidu, jah. Armastan, kui mu abikaasa jagab mulle komplimente. Filmi neid kuklakarvu, kuule. Filmi neid kuklakarvu. Wow. Let him shy. Millega saab mängida? Mis sa ütlesid enda kohta? Nagu põrssa saba. Istume kuskil mingi koha ees. Ootame Uberit. Ostsime kommi. Mis me veel ostsime? Vett ostsime ka. Vett ostsime.
Siuke külm vesi, loodame, et see soojaks ei lähe. Maitsevesi, näite, millega see on? See on õuna ja vaarikatega. Õuna ja vaarikatega. Külmad veed, nii et meil on õnneks hotellituba on ka jahe. Tahtsime jagada selle pubi kohta review'd. Kas see on meie Helen või? Väga tore koht. Väga maitsev toit, väga tore teenindus, kuigi neil oli nagu rets andmine täna. Lihtsalt terve see pubi oli inimesi täis ja mingi 34 kraadiga tööd teha on no joke. Ja üks usakas, kes on siin 6 aastat elanud, oli öelnud, et siin ei ole kunagi nii soe olnud. Seega oleme tänulikud, et ei saa aja padukat, aga no see kuumus on ikka next level. Seega proovime võtta viimast. Jõudsime hotelli tagasi ja siin on nii mõnus jahe. Ja näitan teile seda foajeed ka. Väga nunnu näeb välja. Selline mõnus hubane. Tere hommikust! Me oleme praegult sättimas meie hotellist välja, ehk siis me check-outime ja lähme Bournemouthi, kus elab mu sõbranna ja kus me lähme ka shoppama. Nimelt me käisime siis hommikusöögil suht vara, mingi 7-st, me ärkasime enne 7, uni läks lihtsalt ära. Hommikusöök oli imeline, nagu väga-väga hea valik, väga ilus hotell on see, väga mõnus, väga hubane ja saime kõhud ilusti täis. Tõesti väga maitsev oli ja see valik oli üllatavalt lai, nii et me jäime väga rahule ja nüüd me siis pakkisime oma asjad kokku ja me lähme kõigepealt siis tripime tund aega siis shoppame Primarkis ja Marks & Spenceris ja niimoodi. Ja siis me lähme korraks mu sõbrannale külla, kes elab seal linnas, kes on tegelikult olnud mul nagu siuke eluaegne sõbranna, aga me lihtsalt vahepeal ei suhelnud ja nüüd siis ta käis Eestis, siis ta käis meil külas ja nüüd me lähme talle siia korraks külla ja siis ta tuleb varsti jälle uuesti Eestisse, nii et me saame siis jällegi Eestis kokku, mis on väga äge. Liisi on tema nimi ja me oleme igasugu Tiineka ja lollusi koos teinud ja igast asjadest läbi läinud, nii et mul on väga hea meel, et ma hakksin uuesti suhtlema. Igal juhul mina korjan siis veel oma viimased kodinad kokku. Meiki teha siin ei ole mõtet, ma võtsin muidugi terve meikoti kaasa. Ainus asi, mis ma tegin, oli see väike peitekreem siia punni peale ja kulmud kammisin üle. Ja muidugi SPF-i panin näkku, ma võtsin mingid tootetestid kaasa, mida ma kodus eluses ei kasuta. Ja see on kõik, rohkem ei viitsingi. Et föönitsin juukst ära, sirgendasin, need ilmselt lähevad kohe uuesti lokki, sest et lihtsalt ma higistan ja nii palavan ja aga pole hullu. Ma ei tulnud siia mingit modelli mängima õnneks. Seega ma võtan meie asjad, meie hambaharjad, kui kodus meil on elektriline, aga ma ei viitsin seda siia kaasa tassida, nii et pakime viimast asjad kokku ja siis lähmegi juba teele. Päev 2, vasakpoolses liikluses. Miku ütleb, et ta juba vaikselt harjub. Maanteel on väga chill juba. Maanteel on väga chill, lihtsalt ringteedel, mis tegelikult ringtee on mingi 3-nurga kujuline. Seal on natuke siuke, et kas ma olen õiges vööndis ja kas ma ei sõida kellelegi siin vastu, aga inglased on siiani olnud väga viisakad. Lasevad ilusti ringil sõita sul, mitte nagu Eestis. See jätakse ette. Aga päris mõnna on lihtsalt paar tähelepanekut. Hakkad hindama asju, mis sul tegelikult endal olemas on, aga mida praegu kasutada ei saa. Näiteks meie auto Volksu, ustav Volksu. Tal on pikivahehoidja ja rooli peal on see püsikiiruse hoidja ka ja nupud on just olemas rooli peal, et siin on kuskil kangi peal, kuskil rooli taga, pead nagu jeblama, et seda korda saada. Et ühesõnaga väga mugav, me nagu Volksuga, väga armastame oma Volksut lihtsalt sellistel hetkedel, kus sa ei saa neid asju kasutada, mida sa muidu iga päev kasutad, siis hakkad neid hindama. Ja kell on 8.54, õues on 28 kraadi. Seega õnneks, Miku. Vaatasin, mis ta teeb, sorry. Me lähme shopping centrisse, kus on AC. Näitan teile siis seda ringteed, mis on 3-nurga kujuline. Selline. Ja 3. väljasõit väga hästi. Läks pekki või? Tõmba vasaku. Ai, suva siis. Ühesõnaga saame teha auringi. Läks pekki ära või? Natukene, aga pole hullu. Lähed minu uuesti ringile. Ja siis siit uuesti ringile. Ja siis me... Võib-olla sõitsin just
Siis parem pööret tehes sõitsin vastassuunas pikalt. Aga see veis näitas niimoodi. Veis näitas nagu nagu ma läksin paremalt poolt. Sa oleks pidanud siis nagu sealt junnist nagu mööda minema. Õnneks kedagi vastu ei tulnud. Kõik on hästi. Klaasid läksid uduseks võiks. Väga tubli ajad, Miku. Teised vennad vaatavad ka. Nad ootasid seal foori ja õnneks kedagi ei tulnud. Ja ma kujutan ette, mida mõtlesin, mida see turist teeb, see rumal turist. Aga ei, all good, kedagi vastu ei tulnud. Näeme, et nooled on nagu meie pooled tegelikult vastassuuna vend. Aga teate, see käib asja juurde. Aga siis tuli esimene ring ja ma sain ilusti... Jaa. Lihtsalt siuke väike vahejuhtum. Mikul on selg higine. Aga me lähme ikkagi shoppama siia Bournemouthi shopping centrisse. Mind huvitab kõige enam Primark ja siis Marks & Spencer ja Sainsbury's ka. Tulin ikkagi esimese asjana Bootsi, võtsin juba selle primeri ja mingi sädeleva ripsmeka ja seekadel mul on kahju, et mul ei ole seda ära andvat pagasit, sest vedelik ei saa osta väga. Ma olen siin natuke ringi shoppanud, ma kindlasti endale mingi põhjaliku hauli ka, aga nagu vaadake seda sudokreemi potsikut või. Takoine 7,50 ehk see eurodes veits kallim, aga no päris äge. Siin on nagu eraldi siuke laste sektsioon, kus on igasuguseid ujumiskombesid ja lutte ja aptamille ja kreeme ja mässusid. Ühesõnaga väga vinge. Avastamist jagub. Please insert or scan your Advantage card. Siin on Bath & Body Works ka, nii et mul on eriti kahju, et mul ei ole ära antavat pagasit, sest ma ei saa siit mitte midagi osta. Ma olen siin shoppanud hoolega. Ma sain Marks & Spenceri riietusakonnast lihtsalt nii häid riideid. Ja nüüd ma vaatan kohvreid, kuigi ma mõtlen, et võiks tegelikult Primarkist osta. Siin on suht kallid kohvrid. Aga mu eelmine Primarki kohver on juba mingi 7 aastat vastu pidanud, nii et võiks uue väiksema ka osta. Mul on ainult suur praegu kodus. Ja no siit tahaks ju kõike kaasa osta. Nagu kui ilus valik. Mingid rätikuid, nõusid, täielik nagu unistuste pood lihtsalt, aga kahju, et Eestis pole sellist, vannitoa asjad, täiesti ulme valik nagu. Mul on kõike vaja ühesõnaga, aga tegelikult ma tulin toidu osakonda, nii et lähme otsime, kus see on. Kas te saate aru, Miku on lihtsalt nii kohusetundlik, no täna on reedene päev, on ja? Ta ei võtnud puhkust praegu, et tal on siuke pikk nädalavahetus Londonis või Inglismaal. Ja siis tal on mingi koosolek praegu autos ja ülemus ütles, et kuuled, Tamm, et pane kaamera kinni ja mine veeda perega aega. Ja Miku ütles, ei, ma ei taha shoppata. Nii et Miku jäi siis autosse koosolekut pidama. Mina tulin oma maasika piimaga ja Võiku Taaraga autost välja, lähen otsin Primark ülesse. Seekord on eesmärk Martal osta asju, sest et Marks & Spenceris ma hoidsin ennast väga tagasi. Nii, ma olen Primarkis ja ma tulin siia proovimisruumi. Proovin kleite ja mingid lühkasid ja siin on väga range kontroll, nad loevad üle, mitu asja sul on ja siis saad siukse asjanduse endaga kaasa ja pärast pead seda tagasi andma ja nad siis veenduvad, et sul on need asjad tagasi antud, mida sa ei taha osta ja et need siis klapiksid ja nad võtsid mu selle ostukorvi praegu ära, mis on täiesti mõistatav, aga ma hakkan nüüd proovima ja siin ei ole AC-d nagu siin riietusruumis. Õigelt palav 30 kraadi nõues, aga proovime ära ja siis ma nägin ühte väga armsat väikest kohvrit, mis ma tahan osta. Väga-väga ilusat värvi, nii et igati edukas käik juba praegu. Ma olen nüüd omajagu shoppanud ja ma sain siukse kohvri ja siin on mul veel manti, nii et ma lähen kohe kassasse ja sain sõbrakestele ka mingeid riideid ja üllatusi ja kingitusi. Ma sain Primarkis käidud, Mikul oli terve aeg koosolek, nii et ta tuli siis, kui ma check-out'i jõudsin lõpuks. Ja, aga nüüd mul on siin üks väga krampi reisikaaslane, kes tahab juba mitmenda päeva minna Mäkki. Ei, ma ei pea, aga ma tahaks seega, ja nüüd on siis kõht tühi, vaadake ilusi kohvri ma endale sain. Võtan kleepsu maha. Mega ilus. Ja mu sõbranna Liisi tuleb siia, kes tuleb välja, elab siin päris lähedal. No siin samas põhimõtteliselt. Ma sain meie sõbrale Frangule ühe seti
siis Martale riideid, siis endale riideid ja isegi Mikule ühed ujumispüksid, seega väga-väga edukas käik. Ja nüüd me lähmegi, võtame kuskilt süüa, catch-upime natuke Liisiga ja siis me sõidame juba edasi Lime Ridges linna. Ja täiega mõnus on, et me oleme ranniku ääres, ehk siis siin tuul täiega puhub ja see on nii mõnus, siuke soe tuul. Ei no, täpselt. Nii, ma rääkisin teile, et me näeme Liisit lõpuks, nii et Liisi on siin. Ja oi, kaamerad appi. Igal juhul me tulime jälle mingisse parki, nagu te teate. Inglastele meeldivad pargid ja neile meeldivad ka ringteed. Nagu me teile rääkinud oleme, nüüd on enda lemmikud. Igal sammul on ringteed. Väike tantsu audition. Sõidame kohta nimega Lime Ridges ja ütleme nii, et suurem osa teest kulgeb läbi mingi metsapargi. Nii et põhimõtteliselt võssi kõrval sõidame. Ja siin peab jälgima, et liiga võssi ei sõida. Et liiga ääres ei ole, aga muidu väga mõnus. Konkreetselt, mis on elu? Ma käisin just pesus, ma olin ennast seaks higistanud. Ma magasin autos umbes tunnike. Rätik on seljas ausõna. Me oleme Lime Ridgeses kohal ja siin on nii ilus. See on täiesti siuke Brightoni vibe. Kes on käid Brightonis, siis teate, mida ma mõtlen. Me oleme otse ranniku ääres, nagu meie voodist avaneb selline vaade. Ja seal saab minna ujuma. Ehk siis siin samas on meie tuhake väga väike küll, aga väga-väga nunnu ja Miku läks just alla juua võtma. Ma olen teile haulid võlgu, kunagi tegeleme sellega õhtupoole, ma arvan. Dysonid huugavad ja lihtsalt täielik nauding. Me oleme Inglise kanali ääres, Mikael ütles. Samal ajal, kui ta enda kleepsuraamatut lehitses. Palun vaadake, inimene on nii rahul. Tartust me ei leidnud kuskilt seda. Mikael, sa pead olema aus, sa pead näitama. Stickers! Kust ta siis leidsid lõpuks selle? See on Sainsbury, jah. Okei. Seganud. Olgu ma rohkem ei sega sind. Head aegagi. Ma tegelikult käisin vahepeal tiirul, ma filmisin teile ka. Ma panen siia need klipid vahepeal, mis ma vahepeal tegin, kui Miku magas. Ja mina käisin seda rannikuna tavastamas. Siin on reaalselt nii ilus, et mul tuli napilt pisar silma. Ma lihtsalt kõndisin, sõin jäätist, nautisin, mõtlesin, igatsesin Martat ja siis üks väike laps ka seal natukene nagu nuttis, siis me olime kapikene. Nagu nii vähe ei puudud maksnud pakand ise. Aga siia me parkisime oma auto. Miku paneb kossid jalga, sest et tal plätud hõõruvad, Türgi plätud hõõruvad, fake Nike'id. Ja me lähme nüüd mingisse pubisse, kell saab 7:30 või on juba 7:30 ja ma näitan teile seda vaadet, kus me parkisime. Selline vaade siis linnale ja seal on siis see kanal, nii et üli ilus. Sõbrakesed, nüüd on selline lugu, et kui te tahate hauli, siis te peate selle müra lihtsalt ära kannatama, sest et ma ei saa neid Dysoneid kinni panna, need on ainsad, mis siia natukenegi õhku tekitavad. Seega need lihtsalt peavad siin käima, aga ma proovin teile siis samal ajal teha ka hauli. Ja tegelikult esimene asi, mis ma Marks & Spencerist ostsin, on mul juba seljas, ehk siis selline topikene, väga mõnus, reaalselt 5 naela. Väga hea otsus oli minna Marks & Spencerisse ja seal on nii palju häid siukseid nagu casual riideid. Ja ma olen lihtne tüdruk, mul ei ole vaja mingeid firmariideid otseselt. Mingitel väga erandjuhtudel mulle meeldib osta firmariideid, aga see on väga harva. Mul peab tulema selleks ikkagi õige tuju peale. Nii et üldiselt mulle sobib Primark, mulle sobib Marks & Spencer ja seal ma siis täna ka põhiliselt aega veetsin, aga ka Bootsis. Aga meie täna alustame ikkagi siis Marks & Spenceri haulist. Nii, siin on siis minu shoppingukott ja mul läks seal kokku 58 naela ja ma ostsin 7 toodet, millest üks on mul siis seljas. Esiteks sellised püksid, lühikesed suvepüksid, riibulised. No okei, kui ma juba siin olema, siis ütlen hinnad ka, siis teil on äkki põnevam. 20 naela olid need, aga tõesti väga mõnusad õhukesest materjalist püksid. Siis teiseks täpselt seda sama värvi bluus lihtsalt käistega. Selline.
ja maksis 5,50 ja kõik hinnad, mis ma ütlen, on siis naelad, ehk siis eurodes natukene kallim. Järgmisena seesama bluus lihtsalt teist värvi, valge ja see maksis samuti 5,50. Siis trussad, pole vist midagi siia juurde lisada, 5 tükki ja 12 naela. Järgmisena bluus, täpselt sama nagu eelmised, lihtsalt musta värvi, jällegi 5,50. Ma olen ühest lihtsast asjast aru saanud, et kui sulle ikkagi üks toode sobib selga ja sulle meeldib see tegumood, siis pead seda sama toodet ostma erinevates värvides. Ja seda ma ka tegin. Ja viimase asjana Marks & Spencerist ma ostsin selle sama topi, mis mul on, lihtsalt valget värvi ja see maksis 5 naela. Siin läks vahepeal nii pimedaks, et ma pidin lihtsalt panema tule põlema. Järgmisena on meil siis selline koht nagu Boots ja siin on paar asja Tescost ka. Ei, Marks & Spenceri toiduosakonnast täpsemalt. Sellised krõpsud tundusid põnevad, äkki homme sööme neid. Ja ma pean mainima, ma ostsin täna Tescost õhtul nüüd pärast seda jalka vaatamist vaarikaid, mingi 2 naela, selline karp ja need on nii head. Nii, aga Boots. Mina ostsin Bootsist 92 naela eest ja mul oleks läinud tegelikult 18 naela veel, aga ma küsisin ühelt tüdrukult seda member cardi, nii et sain 18 naela alla ja ma ostsin, jah, 92 naela eest siis. Esiteks sellised meigisvammid, minu meelest kõige paremad. Need olid siis 16 naela. Järgmisena selline ülilusat värvi Tangle Teaser. Mul on praegult üks helesinine siin kaasas, aga ta on vaikselt otsi andmas. Ta on maha hukkunud mitu korda, tal on mingid tükid väljas. Ma olen seda mitu aastat kasutanud. Seega oli aeg uueks juukseharjaks. Ja minu hinnangul need on parimad juukseharjad üldse. Ma ei suuda siit tšeki pealt välja lugeda, see on nii segaselt kirja pandud, aga ma mäletan, et see oli 15 naela. Mul on siin Superdrugi ja Bootsi omad segamini, selline peapael, ma arvan, et see oli kuskil 3 naela. Ühesõnaga meigi tegemiseks või siis meigi mahavõtmiseks, idekas. Siis Bootsist järgmise lapse jaoks ülimugav saada oma need piimasegud siia sisse teha ja siis kaasa võtta, mitu kogus sul vaja on. Ja siit otsast saab siis selle korgikese lahti teha ja siit välja valada. Ma tean, et Eestis saab neid ka kuskil tellida, aga see oli nii mõnus selline 4 komplekt, et ma ostsin selle siit ja ma ei mäleta, äkki mingi 6-7 naela, midagi sellist. Superdrugist ma ostsin muidu, lihtsalt ütlen, 5 asja, millest 3 olid hambaniidid, ehk siis 3 sai 2 hinnaga ja seal olid hambaniidid siis 2,99 ja ma niiditan oma hambaid igal õhtul, nii et ma ostsin neid 3 tükki. Jah, see peapael oli 3 naela, siis random, aga see on vist äkki Tescost, ma ostsin mingid kummikomme, mingeid arbuusimaitselisi happusid, väga head on. Nii jätkame siis Bootsist selline kannaviil, tundub suht asjalik, nii et saame kodus ära katsetada. Siis need 3 hambaniiti, millest ma rääkisin teile. Reisile ma intiimpesukeeli ei võtnud kaasa, nii et ma ostsin need intiimwipsid. Siis mul on Fallupet juurde vaja, see oli, ma mäletan, 2 naela, nii et päris hea deal. Siis lihtsalt ülipõnev toode. Küünelaki eemaldaja, tavaküünelaki eemaldaja, siis sellised lehekesed. Selline tugev plaaster, mis ei tule maha. Ma peakski tegelikult Mikule andma, sest et see tõesti, siin on pealkirjas, et see on nagu teip või siis, jah, siin on ühesõnaga õpetus ka, nii et eks me siis saan vaadata õhtul. Trennis pesemiseks sellised koorivad kindad, sest et ma ei viitsi nuustikut sinna kaasa vedada ja need tundusid päris hea võtta, mingid 2 naela äkki. Maasikamaitselised strepsisid, sest et nagu miks mitte. Sugar free, aga jah, et Eestis siukseid pole, 36 tükki, äkki oli mingi 7 naela. Ja siis, kuna mul on Wildi teodukas, siis vanilla bean ja buttercream, päris hea lõhnaga selline refill siis minu Wildi teodukasse. Ja viimased 2 Elfi primer, seda ma just näitasin ka, proovime siis seekord seda roosat primerit. Ja viimasena tuli veel üks asi välja, igal juhul, siin on üks sädelev ripsmeduš, väga põnev. Ja kõige viimase asjana on siis mingi väga turvatud liquid eyeshadow. Ma ei tea, miks seda on nagu nii hullult vaja turvata, kas neid rotitakse siis või mis. Ma ei saa seda lahti ju. Miku juba ootab mind rannas. Ma lihtsalt, okei. Selline kuldne, sädelev, vedel, lauvärv. Ma arvan, ma homme panen selle peale. Vot, ja see oli kõik. Me läheme nüüd randa, sööme oma vaarikaid ja lihtsalt naudime. Nii, sain ühe jalkahuvilisega kätte. Selfit ikkagi ei tulnud. Ei tulnud, jah. Aga vestlus vähemalt tuli, sest enamus tüübid tõmbasid minema. Ja ma nägin ühte nendest tüüpidest just siin vetsus käimas. Tegelikult. Jah.
Need on mingid noored naglad või? Ja, sest olid mingid noored. Ühesõnaga me tulime siia nautima. Naudid vaadet mere ääres ja siis meenub, et üks inimene on puudu. Vaatame Portost pilte ja ma lihtsalt ulun. Aga no ta ei saaks siin kuumalaines hakkama, see vist nii rets. Aga ikkagi. Ma käisin vahepeal Mikuga rannas vaatamas läineid ja kuidas kuu peegeldus mere pealt vastu ja see oli lihtsalt imeilus. Ja muidugi nutsin ka, sest et ma väga-väga igatsen oma Martakast, aga jätkame meie hauliga. Me jäime pooleli, mu viimane haul ehk siis Primarki haul. Esimese asjana ma sain Primarkist ilusa kohvri, aga kuna seal ka väga palju varastatakse, siis meil kohe pandi see kleeps peale, et me oleme ära maksnud ja ma üritasin seda siit maha saada, aga need kleepsujäljed ikkagi jäid. Seega ma olen küünla businessis nüüd sees olnud üle 6 aasta ja ma tean, et alkoholiga saab need kleepsujäägid eemaldada, ehk siis me võtame atsetooni vabad, aga need võiks ikkagi toimida. Seega võtame siit ühe pädi, loodan mu enda tava küünalaks sellega nüüd maha ei tule ja proovime siis. Ma siin natuke sulatasin selle või soojendasin fööniga ja siis enda ettevõtte kaardiga siin üritan maha kraapida ja täitsa nagu õnnestub isegi. Lihtsalt see kleeps oli nagu väga ebavajalik. No ma andsin endast parima, aga nagu te näete, siis siin on ikkagi näha, et siin oli kleeps ja mul on vaja kodus seda kleebise eemaldajat nagu spetsvahendit. Väga nõme. Mul on siin üks fänn selja taga, nii et ma üritan teda mitte peale jätta. Ta käib mul kogu aeg järel. Ja ta lihtsalt nagu, ta ei ole nõus ilma minuta kuhugi minema. Nii et väga tüütu. Aga ma teen teile selle Primarki hauli lõpuni ja siis ma saan minna pessu ja magama. Ja see kohvel, mis ma just näitasin, see siis maksis 35 naela ja teiste kohta ma vaatan, kui on sildid peal, siis ma ütlen, aga mul läks Primarkis kokku 138 naela vist. Ma panin kõik oma Primarki ostud siia kohvrisse, nii et ma saan need kõik ühes kohas nüüd välja võtta ja teile näidata. Esimese asjana ma ostsin sellise suure pusa lukuga ja mul on tegelikult üks pusa Primarkist, mis on olnud minuga juba viimased 4 aastat. Väga-väga palju olen teda kasutanud ja näeb endiselt väga ilus välja. Ja see pusa maksis 8 naela. 7 paari sokkide diil siis ja 2,50. Aga no need ilmselt väga kaua ei kesta, need on lihtsalt paar korda ja siis, või no mitte paar, aga jah, võib-olla mõned kuud. Aga kuna on vaja, siis praegult võtsin. Ma olen täiesti hull igasuguste triibuliste asjade järgi. Nii et see 3-eurone vannitoarätik tuli minuga kaasa ette kuivatamiseks ja ma loodan, et seda siis ära ei retsita, et sinna ei tule mingid leekimisjälgi peale. Ei räägi kellestki konkreetsest, võib-olla. Igal juhul jah, selline nunnu triibuline vannitoarätik. Mummoline pildiraam meie öökapi peale. Ma vahetan siis praegu see pildiraami välja, sest mulle tundub, et see sobib rohkem. Meil on seal üks pilt, mis mu sõbranna joonistas juba aastaid tagasi minust ja Mikust ühe fotosessiooni tehtud pildi järgi. Ja see maksis 2,50. Nii, kuna mul on uus uhke kohver, siis mul oli sinna vaja ka sellist luggage tagi. Ja see maksis 1,80, selline nunnu sidunitega ja helesinine, nii et läheb väga hästi teemasse. Lühikesed püksid maksid 5 naela. Siis väiksele sõbrakesele selline truuparite komplekt 5,50. Minu sõbranna baby showeriks 1,50 maksvad salpakad ja see on täpselt tema stiil. Martakesele sellised klambrid 2 naela eest. Mulle uus Selten kinnas, sest et mu vana on juba omadega täiesti lännu ja see maksis 4 naela. Nüüd võib-olla natukene random ost, aga vannitoa matt ja te saate aru miks, sest siin on sellised triibukesed peal ja see maksis 10 naela ja ma väga ootan juba, et see kodus maha panna ja suurelt lahti tehtuna on ta siis selline.
Mikule ostsin sellised ujumispüksid, 6 naela. Siis veel sõber Frangule selline nunnu setikene, no ma lihtsalt ei saanud seda poodi jätta, see on nii armas suvine sett. Ja selle hind oli 12 naela. Martakesele selline sidunitega suvine pluus, 2 naela. Kuna mul oli probleem, et kuhu ma panen oma kehakreemi, siis ma ostsin sellised potsikud, 30 ja 20 milliliitrit siis. Ja eriti haige on see, et ma vaatasin seal neid, ma olin mingi, et nagu pakikese sees on 2 karpi, et väga huvitav, et tegelikult mahuksin 4 ja siis sain aru, et keegi on lihtsalt need 2 tükki sealt ära rottinud. Nii et nad on pannud sellise väikse nagu plastikjuljasi ette, et sa ei saa siit lihtsalt edasi tõmmata. Et sa pead selle ennem läbi lõikama, aga no see ei käi ju nagu väga raskesti. Ja selline sett maksis siis 3 naela. Ma näitan teile natuke lähemalt ka, minu meelest need värvid on nii ilusad, need lähevad selle kohvriga täiega hästi kokku. Sellised tarbikesed siis. Isegi see väikene kate on siin peal ja valge kart näeb siis selline välja. 3 naela maksin selle eest. Ma ostsin endale siukse 4 seti scrunchisid, sest neid kaob kogu aeg. Ükskõik kui hästi ma proovin neid hoida, need kogu aeg lihtsalt kaob ja need maksid 2,50 ja see on isegi 6 scrunchit. Nagu te olete aru saama, mul on nõrkus sidunite ja selliste kollaste asjade vastu, nii et ma ostsin pisikese kotikese, kuhu näiteks Marta mingisuguseid asju panna, kui ta sleepoverile läheb või enda, ma ei tea, mingeid ravimeid või asju kaasa võtta, mis ei oleks nii suur kui mu muidu kosmeetikakotid, nii et siis saab siia sisse panna. Ja see maksis 5 naela. Kuna minu armastuse keel on kingitused ja üllatused, siis minu kalli sõbranna tulevasele baby showerile ma teen sellise kingituse veel lisaks nendele asjadele, mis mul on. Sellised sokikesed, 4 paari ülinunnud tüdruku sokikesed ja see oli siis 3 naela. Kuna ma loodan, et me saame varsti hakata tegema potitreeningut, siis ma ostsin Martakesele sellised väiksed truuparid ja ma ei tea, kuidas meil üldse see asi minema hakkab, aga loodame parimat. Nii et suures usus ma ostsin need siis juba valmis ja need maksid 5 naela. Sellised plätukesed, tagant väikese selle kummiga. Marta meil veel ei kõnni, aga lihtsalt väga nunnu oleks panna jala otsa suvel. Näiteks kui ta kärus on ja need olid 3 naela. Selline 7 sett lühikeste käistega podisid, sest et meil on ikkagi suvi ja soe ja see maksis 7,50 ja minu meelest need on mega nunnud. Eelviimane asi, selline Glass Skin mask ostsin endale. Ma ei tea, kas ma teen seda homme või ma teen äkki lennukis seda, ma otsustan, aga tundus äge ja maksis 2,50. Ja nüüd minu hauli kõige viimasem, aga minu meelest kõige nunnum asi on selline sett kleidikesega minu armsale Martakesele ja selle hind oli 8 naela. Ja ma juba väga ootan, et seda selga panna, ma arvan, et see on mega nunnu. Nii et aitäh, et vaatasite minu hauli ja näeme teiega juba homme hommikul. Tere hommikust, me ei maganud täna. Põhimõtteliselt üldse. Nii palav oli ja me lihtsalt vähklesime ja higistasime terve öö. Aga täna on lootus saada randa ja seda me ka teeme. Me läheme lihtsalt lesime ja reaalselt magame kuskil rannas. Ja siis lähme vist järgmisesse ööbimiskohta, paneme asjad maha ja siis lähme juba Exeteri. Nii et täna ongi see päev, mille pärast me siia tulime. Ehk siis Lewis Capaldit lähme kuulama ja ma olen nii elevil. Aga enne veel sööme ära hommikusöögi. Mida vaadet kohe hommikul vara. Tulime hommikust sööma ja siis Miku on siin juba oma kohvi nautimas. Yeah, boy. Inimesed jalutavad, naudivad ka ilma ja tasus see öö üle elada. Tasus küll, jah. English breakfast on tellitud. Siin oli muidu nagu pigem hästi väike valik. Põhimõtteliselt kõik see, mis te näete, see oligi seal laual. Ja vaadake seda. See on nii nunnu. See on lihtsalt nii nunnu. Saad ka selle jogurti juurde lisada. Ja siis ootame hommikusöök ja... Ma saan ennem lõpemad ära. Ja mõte tegelikult. Ja siin on ikka suured rüssaiad, no takoised. Ja salted butter, mitte mingi tavaline. Ja ühesõnaga mõnna. Naudime, tangime ja siis läheme kuskile randa magama lihtsalt. Armastan seda raseda aju lihtsalt nii väga. Eile, kui me hotellist tulime, ma vaatasin veel üle. Ma läksin nagu eraldi. Vaatasin terve toa üle, et kas kõik sai kaasa. Kõik oli puhas. Täna hommikul hakkan sirgendajat otsima. Ei ole. Lihtsalt pole olemas nagu. Mitte kuskil. Autos, kottides, mitte kuskil. Seega ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga kaotsin oma sirgendaja ära. Ja siit ei saa uut kosta, sest siin on mingi UK ots. Nii et äge. Ma olen väga pist. Ma tegelikult oleks sirgendanud ainult neid kohti siit, sest mind nii häirivad need
väiksed lokid, aga noh. Ütle, kui ma liiga piirdes seda. Jaa, väga tubli oled. Ühesõnaga super kitsas ja super mäest üles, täpselt nagu me eile sinna pubisse kõndisime. Ja pigem võtta hästi rahuliku tempoga siin on. Inimesed peatuvad seal, kus ei tohi ja noh, regular. Jep. Mis siin toimub? Tema on hea poiss. Ja. Võt siit samast läksimegi eile ülesse. Ja siin on üks ratta. No siit mööda küll ei mahu. Nii et... Ja see on kahesuunaline tee by the way. Eile oli seal pubi juures mingi väike pauk ka olnud. Ma nagu see pardakaamera vaata lihtsalt manuaalne. Aga väga ilus vaade on siit. Ja mõnus superkitsas tee ka. Aga Miku on väga tubli. Sõitsime veidi koodel kitsas teed, siis Miku ütles, et ainult kilomeeter veel. Siis tuli veel hullem tee. 5 kilomeetrit pikk. Täitsa lõpp. No täielik närn ja vaadake seda. Jõhker. Jõudsime siia Dawlish Warren Beachi kohale. Siin on mingisugune Tivoli ja kaardirada. Ja maksime just oma parkimise eest ära. Võtsime 4 tundi, nii et me ilmselt lebotame lihtsalt siin ja naudime ja magame. Siin on täitsa nagu mingi kuurort. Saad süüa võtta. Siis on poed siin. Ja siis alles jõuad randa. Aga väga viisakas tundub siiani. Ja isegi sa saad neid toole rentida. Mõttekoht võib olla. Okei. Päris nunnu. Siin on päris kena, võiks öelda. Aga ranna osa on selline, et sinna märja liima peale pead minema, nii et me võib-olla rendime need toolikesed. Mõtleme veel. Ma siin praegu istun, ootan Mikut. Ja mõtlen, et selle tänase ööbimise juures kõige masendavam isegi ei olnud see mega kuum tuba, aga see fakt, et me maksime selle öö eest 240 €. 240 €, mingi üliväike tuba, ülikuum. Ja ma võin saladuskatte all öelda, et see aknastopper, mis seal oli, või see lukk, me võib-olla muuksime selle lahti ja võib-olla muuksime kinni tagasi ka niimoodi, et midagi ei läinud katki. Ja isegi selle lahtise aknaga seal oli täiesti kohutav magada. Ja admin ei tulnud üldse vastu meile ka, nii et... Ja, aga õnneks täna on AC. Meil ongi nii, et me oleme siin rannas nüüd mingi 4 tundi. Siis ma peaks sättima. Ma olen täiesti nii pahane, et ma selle sirgenda ära kaotsin nende väikeste lokikestega. Mind lohutab see teadmine, et Lewis ilmselt ise tuleb mingis pusas ja dressides lavale, seega ma ei tunne nagu erilist pinget, mingi super hea välja näha, aga sirgendad oleks küll tahtnud natukenegi. Ja siis me lähmegi kontserdile, jah, mingi 5, ma arvan. See lõppeb umbes 10 ja siis me sõidame veel 2 tundi oma ööbimiskohta ja siis homme hommikul kell 6 stardime lennujaama. Sõidame ka 2 tundi sinna siis lennule ja siis Riiast veel 3 tundi koju või noh, kõigepealt Elvasse võtame mänguasjad peale, mis Martast sinna jäid ja siis lähme koju ja siis mamma-papa tulevad Martaga pühapäeval mingi hetk Tallinnast tagasi. Toovad ta meile koju ja nagu ma ei suuda ära oodata, ma lihtsalt nii väga igatsen teda, nagu kõik väiksed lapsed meenutavad mulle Martat ja täiega tahaks teda juba musitada, aga varsti. Näitan teile siis, sealpool on see nii-öelda resort, mingid poed ja kohvikud ja asjad. Ja siin on siis selline korralik mõõn on vist praegult, jah. Ühesõnaga suht siuke kivine rand. Et võib-olla me siis rendime need toolid, vaatame. Praegult istun siin oma selle snäki ja veekotiga ja ootan Mikut. Elude elu. Miku rentis need mõnusalt vatti saanud ja kleepuvad toolid meile 15 naela ees, sellepärast et pidi sulli võtma. Aga no me ei ole jah välja võtnud, tegelikult pole vaja olnud ka kordagi veel sulli, aga oleme toolidel nagu kuninga-kassid. Natuke jahe on, võib-olla natuke vihma tuleb ka, pole hullu. See on neid üleeile või eile ostetud krõpse. Elul pole viga. Täpselt nii. Ma siin vingusin oma soengu pärast on ja tuleb välja, et ma ei ole
parkimisega üldse tegelenud, nagu kõige odavam parkimine, mis seal Powderham Castle'i juures on 35 naela. Need piletid on ammu läinud ja ei no äge. Miku läks autosse, proovib midagi välja mõelda. Ma proovin siin kuidagi netiga hakkama saada, kuigi seda netti väga ei ole. Aga no õnneks natuke veel aega kontserdini, lihtsalt ma ei tea, miks me selle peale varem ei mõelnud. Aga no hea uudis on see, et päike tuli välja ja noh, kuidagi me selle parkimise peame saama lahendatud, ega me värava taha ei jää selles suhtes. Lihtsalt jah, nädi, et ma ei mõelnud selle peale varem. Me oleme Exeteris kohal, me saime ära pargitud. Üks onu andis meile tunni ajas tasuta pileti ja nüüd lähme sööma, sest Miku on nälgas ja mina ka. Tulime mingisse FS Grilli sööma ja võtsime kebaabi. Korralik kogus. Kuna tänane päev võttis nii ootamatut pöördet, siis ma ei saanudki kinki rahulikult vaadata, nii et ma käisin praegult Poundlandis, võtsin sealt mingeid shortbreadi ja fudge'i, nii et minu emsile ja Miku vanematele midagi. Ja võtsin ka sulli välja, et saaks parkima panna, sest et see automat kaardimaksut ei võta ja nüüd lähen vahetan kuskil siis müntideks. Nii, kuna mu kaameraku suliga ära ja ma ei saa seda enam kuskil laadida enne kontserdit, siis nüüd tuleb vlogi lõpuni content minu teloga. Ma arvan, et tänase õhtu, kui ma lõpetan, ma ei hakka teile näitama, kuidas me tagasi tripime, see on nii igav. Miku vist magab praegu autos. Ma võtsin mango passioni smuutit, sellise suure tünni. Nii, natuke meiki, väike bluusivahetus ja me olemegi valmis minema. Sellest rääkisid, mis krall meil rannas oli või? Jah. Aga me saime lahendatud. Me saime need shuttle'i piletid. Panime siia parkima 12 naela, kui on üle 6 tunni, ehk siis süke ööpäev juba. Ja läks päiksekad panema. Võtsin ka veepudeli kaasa, see tuleb tühjaks teha ja siis saab seal festivali alal pudelit täita ka. Aga lähme siis vaatame, kust me bussi peale saame. Suur buss on juba ära läinud praegult, alates kella 2 on läinud, kell on 16.30 ja see rahvavass lihtsalt. Me kõnnime Järtsu praegu. No tegelikult kõige hullem polegi. Okei, see rivi läheb siit veel edasi. Piletid siis. Jah. Kahvi. Kuskil Võsa sees sõidame seekord siis bussiga, mitte autoga. Sõitsime jah. Ja siin tuleb veel double-deckerid vastu ka samal ajal, nii et väga hull. Ma ei tahaks selle juhi nahas üldse olla. Me oleme selles mõttes festeri alal, et me saame kohe sisse. Või no mitte kohe, aga siin on ikkagi päris palju inimesi. Väga äge, täna näeme küll juvist ja kuulema. Okei, mida pekki? Ma võtan väiksema kontserdi pilet. Okei, nagu esiteks on mingi 100 erinevat söögi- ja joogiputkat. Siis sul on see suur lava seal. Sinna ta laulab. Me vaatame siis ekraanilt. Okei. Vägev. Esimene soojendaja on peal ja ma võtsin krepi, mida ma ootsin pool tundi, aga ma usun, et seda väärt. Ma nägin enda silme all, kuidas seda valmistati, nii et šokolaadi, karamelli, banaani ja vahukoorega. Meil on päris hea spot, jah. See on siis teine soojendusesineja ja ühtlasi minu meelest ka viimane. Ja täitsa tore. Esimene meile väga ei vaimnud, aga see teine on täitsa mõnus, täitsa oma stiiliga. Mina käisin vahepeal parakat küsimas. Ma ei tea, miks ma unustasin selle siia festivalile kaasa võtta. Ma võtsin igasugu valuväigestid enda reisile kaasa, aga siia unustasin. Igal juhul meil on tund aega veel siis
Lewiseni ja Miku otsis mind lakka järgi üles. Ta nägi mu suurt lahka pahmakat. Juuksed pahma. Ja, nii et natukene veel minna, natuke peame ootama ja siis näeme Lewist ka. Me mõtleme, et kas veel on keegi Eestist siin, aga... Kohtaks eestlast, siis ma siis on mingi... tõenäosusega ära. Et kui 35 000 ja leiad teise eestlase, siis on ju 1,17,500. Õige. On see tõenäosus, et sa kohtad teist eestlast. Aga me ei ole veel kohanud. Reaalselt see ala on nagu nii suur. Me tulime sealt sisse. Siin on veel mingid putkad, seal oli üliväike vetsujärd, sellest ma käisin seal ja nüüd ma lähen otsin Miku uuesti üles ja kohe peaks Lewis tulema lavale ka 15 minuti pärast, nii et väga fun ja ma näitan teile, kus see lava on reaalselt. Väga paljud on veel siin toidujärtsus. See lava on reaalselt siin. Ja umbes 35 000 inimest on siin kokku, nii et veits. Don't know why I brought that up. There was a serious assault at our last gig. That's what I've essentially jumped in with. Anyway, enough about that. Talking circles round the room, like a god. Oh, there you go. Give him this. That's all I have to give you, Charlie. Otherwise, I'll give you something else. Hey, nice one. Don't cry. Don't cry. Nii show on läbi. Oleme seisnud järtsus mingi, ma arvan, 10 minutit. Ja seal on bussid, nii et põhimõtteliselt teemegi selle slaalomi läbi ja siis on bussile. Lihtsalt vaadake seda inimeste massi, mis siin toimub. See on kõik rivi, mis läheb bussidele ja me oleme isegi suht ees juba. Väiksed sipelgad. Vaatame, mis kell linna saame. Praegu on kell 22:47. Loodame hiljemalt kell 12 linnas olla. Sealt tuleb veel. Oi, vana. Õnneks me pole enam seal. Ma tegin Mikule ettepanekut, teeme väikse mängu, et kuna siin aeg natuke venib, oi, turva, siis me ütleme iga kord, kui kellegi meelde tuleb, kordamööda ühe fakti inglaste kohta. Ma alustan. Inglastele väga meeldib nende e-sigaret ja veip ja väga tihti tunned kuskil seistes mingit suhkruvati lõhna või mingisugust maasika lõhna. Kas sul juba tuli midagi? Inglismaal on kuningas. Okei. Nii järgmine fakt. Inglastele väga meeldib õlut juua. Inglased on väga spetsiifiline Suurbritanniastele. No mis me oleme näinud siin praegu? Ollakse suht otsakaesed. Ja samas sõbralikud. Ma ütlen nüüd 2 korda järjest, aga inglased on väga ekspressiivsed. Ja sa kuuled, kui nad tülitsevad väga kirglikult. Ja tegin selle mängu enda pärast, et ma saaks välja öelda, mida ma mõtlen. Noored inglased, ütleme selline 12–15, mis me täna nägime, nende stiil jääb sinna, kus meil oli, kui mina olin 12, ehk siis sellised korralikud paksud vööd, liitritega seelikud, võib-olla tagasi tulnud, hästi lühikesed seelikud, kauboi saapad, kõik siuke on teemas ja väga avarad bluusid. Järgmine fakt. Inglased on väga sõbralikud, väga viisakad. Täna ma hakkasin käsi pesema, seal oli selline süsteem seal festivali alal, et sa pead nagu ühe käega alla vajutama seda kraani osa, mingit asja.
ja teisega saad pesta ja siis üks naine ütles, et that's ridiculous ja siis ta hoidis mul seda kraani nagu all, ma saaks mõlemad kätt pesta ja ma olin mingi appi kui armas ja siis ma tegin talle vastu, ta oli väga tänulik. Nii ma mõtlen veel mingeid fakte, sest meil on veel jäänud 4 rida minna. Kuulge sõbrakesed, bussi lõhn on juba nina sõõrmes. Üks beebi hakkas nutma ja aga kell on 23:25, oih. Nii et vaikselt on lootust saada bussile. Me oleme bussis. Juhu! Mis kell ongi? 2:30. 23:30 midagi. Siin tuleb lihtsalt neid tühje busse kogu aeg vastu, mis on juba linnas ära sõitnud. Ja need vahed siin on maru väiksed. Jõhker, nii tublid on ikka need bussijuhid. Oi, vana. Me jõudsime linna ja ma tahtsin tegelikult 2 asja veel öelda kontserdi kohta. Esiteks, väga mitmed olid seal lastega ja laste kärudega ja väikeste beebidega. Selles mõttes see muusika ei olnud üldse vali ega midagi. Ja mul on lihtsalt mad respekt, kes tulid oma lastega. Ja olid samamoodi järtsus nagu meie ja ei vingunud. Mega tublid. Ja teiseks, mul on väga kahju, et Lewis ei teinud seda ühte laulu, mida ma väga ootasin, ehk siis Stay Love. Ja sellest on mul tõesti väga kahju. Aga siis lihtsalt tuleb uuesti minna kontserdile. Ja see kaamera niimoodi väriseb, sorry. Igal juhul kell on 12 läbi. Meil on sõita 2 tundi veel hotelli. Hommikul 2 tundi hotellist lennujaama. Auto ära anda. Täielik karahuul. Ja nüüd on täiesti pime ka. Lubasin suure suuga, et järgmine klipp on sellest, kuidas me näeme Martat üle pika aja, aga tegelikult juhtus nii, et me läksime hoopis Elvasse ja Marta toodi sinna ja siis me olime juba seal kõik koos ja ma ei hakanud kaamerat välja võtma, aga võin teile öelda, et see taaskohtumine oli väga südamlik. Marta oli ülirõõmus meid nähes ja ma lihtsalt olen veel kõvemini teda musitanud, kallistanud, nunnutanud kui varem, sest ma nii väga igatsesin teda ja ta on nii armas ja nii kallis meile ja ma ei taha enam kunagi nii pikaks temast eemale minna. Meie Inglismaa trip oli imeline, me saime küll ülivähe magada, aga see ei ole üldse tähtis. Magasime nüüd tagantjärgi ja nii mõnus oli selline aeg üks ühele. Lihtsalt kahekesi olla, vaadata üksteisele otsa, rääkida, jutustada, roadtrippida, et see oli mega vajalik. Ja ma arvan, et kunagi me teeme midagi sellist jälle, aga ilmselt siis võtame Marta või mõlemad lapsed kaasa. Ja jah, Miku on super reisikorraldaja, väga tubli vasakpoolses liikluses sõitja ja mida kõike veel, et meil oli väga tore reisike. Loodan, et teil oli ka vahva seda vaadata ja mis siis ikka, kui et näeme järgmises vlogis. Tšau!